Barcelona 2013 ujumise MM. Linna on saabunud Pjotr Tektjarjov, Eesti kõigi aegade kõige kiirem mees 100 kroolis. Tere tulemast, kuidas tunne on? Tšau, aga hea tunne on. Ilus linn, soe on ja bassein on ilus ja natuke labürünti liiga palju, aga muidu on mõnus. Kuidas lihas, kuidas vaim? Said võistlusbasseinis ka ära käia, et kuidas tunnetus on? Tunnetus on hea. Selles mõttes, et võistlusbassein tundus siuke mõnus ja siis nagu alati on, et kui kuskil võistlustel on mingi viimane start, siis ikka paned täiega ja see on selle hooaja viimane võistlus, siis on ka nagu plaanis täiega panna ja lihas on nagu lihas, no mis on ikka. Kasvuruumi on, ütleme nii. Muidugi on, alati on. Kaasanis parandasid 2 korda Eesti rekordit ja iseloomult 2 erineva ujumisega, et esimeses ujumises oli, nagu varem rääkisid, oli Ralfile vaja ära panna, siis muidugi, jah. See nagu esimene ujumis on mingi närvi pealt ja ikka siuke, et nii kurat, et peab tegema, aga teine ujumis on juba mõnusam ja siuke parem ja jah. Et taktikaliselt 2 eri ujumist. Esimeses panid ilmselt see 50 vahega oli ka kiirem kui siis teises ujumises, milles ikkagi rekordit veel parandasid, et 2 taktikaliselt erineva ujumisega 2 rekordit. Jah, no ma ütleks, et ta väga taktiliselt erinev oli. Ta oli ikkagi nagu suhteliselt ühtemoodi, aga proovisin üht uut asja, kus ma läksin nii-öelda selle kõrvaraja ujuja nagu laine peale ja poolfinaalis see õnnus veidi paremini. Mul ujus venelane Gretšin ujus kõrval ja siis ma sain tema laine peale ja siis niimoodi kergem läks 7.50 ja teise 50 peal sai vajutada. Täna sa veel ei tea, kellega sa samas vahetuses ujud, aga mis sul kui nii-öelda taktika või mõte homseks on? Homme on 100 krooli. Ma umbes tean, kes on, sest ma olen juba näinud neid startliste ja seal ma olen 3. rajal ja seal on see taktika, et selle vahetuse peaks üritama ikka ära võitma, sest et seal ei ole neid nii kõvu vendi, et seal umbes minu tasemel ujujad ja selle peaks ikka üritama ära võitma. Selle võidame homme ära, võtame homme ära selle asja ja nüüd tagasi hotelli ja mis täna plaanis on? Täna plaanis on ilusti jalad siledaks teha, siis mõnusalt puhata, mõnus tuju sisse endale kuidagi pähe ehitada ja siis mõnusalt olla lihtsalt ja homme siis täiega. Lähme teeme tiimiga sulle hea tuju ära, et lähme nüüd siit hotelli tagasi. Lähme.